Tervist! Täna on hästi palju innovatsioonist räägitud ja innovatsioon ei saa tekkida, kui ei ole inspiratsiooni. Seda ei tule käsu peale. Ja seda ei saa niimoodi, et istud maha ja mõtled, et alati peab olema mingi inspiratsiooni allikas. Ma praegu sõidan siin ühe väga mänguasjaga, väga lihtne mänguasi. Aga see on andnud meie ettevõttele väga palju inspiratsiooni tegelikult. Aga ma jõuan selle juurde veidikene hiljem. Mida Clever on teinud või teeb? Praegu on meie põhitoode on robotid, aga me ei ole kunagi mõelnud niimoodi, et hakkaks roboteid tegema. Et me oleme kogu aeg mõelnud, et mis on probleem ja oleme hakanud otsima probleemidele lahendusi. Tegelikult on Clever on juba alguse saanud oluliselt varem, aga võtame see põhiprobleemid hakkasid tekkima siis interneti mööblipoes, kus oli vaja pakke kätte anda kiiremini, mugavamalt. Lihtsalt see teenus oli nii ebamugav. Ja meie ülesanne oli see, et kuidas saaks seda kiirendada ja mugavamaks teha. Ja meie, kui traditsiooniliselt on see, et 2 inimest saavad alati kokku, kui pakke üle antakse. On see siis poeleti ääres või on see siis ootad kodus kullerit, aga meie eesmärk oli see, et 2 inimest ei peaks kokku saama. Sa ei tohi oma aega raisata selleks, et sa ootad kullerit või sa ootad mingit pakki, et pakk peab sind ootama. See oli probleem. Ja seal me hakkasime erinevaid lahendusi otsima, et kõigepealt oli meil ju postkontor, kus inimesed said paki, see oli väga nurgatagustes, kehvades kohtades, sealt oli ebamugav kätte saada, pidid kaua ootama järjekorras. Ja nii me leidsime, et teeme siis, otsime sellele probleemile lahendust. Ja esiteks see peab olema ise teenuslik, et oleks odavam ja põhimõtteliselt nii sündiski Smart Post. Ja esialgu olid meil lihtsad kapid ja järgmine probleem oli see, et kuidas me sellele ühele ruutmeetrile saame rohkem pakke panna. Kuna me tõime need paki kätte saamise punkti nurgatagustest postkontoritest sinu igapäeva teekonna peale, kui sa töölt koju lähed, käid poest läbi, ostad saia leiva, siis sa peaksid saama kohe ka paki kätte. Et me tõime nad kaubanduskeskustesse, pakiautomaadid, ja kaubanduskeskuse ruutmeetri hind on kindlasti oluliselt kallim kui kusagil nurgatagustes. Aga et see oleks lõpptarbijale võimalikult soodnega, siis oli ülesanne see, et kuidas saada ruutmeetrile rohkem pakke panna. Ja nii me hakkasime, hakkasime kappe väiksemaks tegema, et kuna pakid läksid väiksemaks, siis mingi hetk oli see, et enam kappe väiksemaks teha ei saa, sest käsi lihtsalt ei mahu sisse kappi. Siis tulid sahtlid, saime 2 korda kasvatada paki mahtu 1 ruutmeetril. Järgmine on see, et kui sa tavapakiautomaadist saad paki kätte, 1,60 m kõrguselt, aga kaubanduskeskuses on 5 meetrit kõrge on need ruumid. Siis oli, et kuidas panna pakid, kuidas kasutada seda õhku ära, kuidas pakid sinna panna. Ja siis me mõtlesime erinevaid karussell-lahendusi, lifti-lahendusi, robotilahendusest ja nii me jõudsimegi selle meie põhitooteni, mis meil on täna põhitoode, on siis selline robot ja ta on 5 meetrit kõrge ja üks robot asendab tegelikult 25 meetrit seina. Ta hoiab väga palju ruumi kokku. Ja kui meie käest on küsitud tihti, et mis oli see nipp või mida te kasutasite või kuidas te saite lepingu sellise maailma kõige suurema ettevõttega, Walmartiga, siis et meil ei olnudki mitte mingisugust nippi. See, mida meie olime siin ära lahendanud 10 aastat tagasi Smart Posti näol, siis täna see probleem on Ameerikas. Ja seal on samamoodi, tellid internetist, lähed poodi järgi ja seal andis ka, töötaja andis selle paki sul üle leti. Ta käis otsis laost seda, keskmine ooteaeg poes oli ühel inimesel 17 minutit. Siit robotist saavad kätte nad 10 sekundiga. Ja see ongi tegelikult see võit, see, et me müüme roboteid, aga see võib paista nii, aga tegelikult me kingime inimestele aega, müüme aega.
ja järgmine see, kus me veel tahame nagu hinda alla saada, ongi, et kuidas see pakk veel odavamalt inimesele koju viia. Ja ütleme, kulleri töö ei ole kellegi unistuste töö. Ja see on kindlasti ka üks selline amet, mille siin keskpikas perspektiivis robotid üle võtavad. Ja siin me näitame ka, nüüd oleme välja töötanud enda kontseptsiooni, millega me edasi läheme, et siis isesõitev auto, mis viib sinu tellitud pakid koju. See on siis kontseptsioon, millega meie plaanime edasi minna, et siin on, et 2020 tahame tänavale tulla ja juba pakke viia, aga kui meil hästi läheb, siis me saame juba esimesed testid teha sellel aastal. Ja nagu siin enne lauas mainisin, oli meil väga positiivne kohtumine just üleeile nii Maanteeameti kui Majandusministeeriumiga. Kui nüüd vaadata meie tooteid ja siin on üks kindlasti, mida on Tallinna inimesed näinud, see on Starshipi väike robot, mis veab pakke Tallinnas, siis seal taustal on meie lahendus, et võib-olla mille poolest siis Cleveron näeb asja veidi teistmoodi. Et meil on nagu 3 olulist erinevust. Et esiteks me näeme seda, et need pakikullerid, robotkullerid lähevad sõiduteedele, mitte kõnniteedele. Et sõiduteedele, kus nagunii reguleeritakse ära see, kuidas isesõitvad autod hakkavad sõitma. Esiteks sõiduteele, teine, et selles pakiautos peab olema oluliselt rohkem pakke kui ainult üks. Et seal peab ikkagi 10-20 inimese pakid olema, et saaks mõistliku logistilise ringi teha. Näiteks täna juba Eesti internetipoe keskmine toidukorvi ost on 6 kilekoti täita, nii et need mahud järjest suurenevad. Ja kolmas, võib-olla kõige olulisem on see, et kui see pakiauto tuleb sulle tooma, siis inimene ei pea kodus olema. See pakiauto peab saama ise panna paki sinu kodupaki automaati. Et see on see, mida meie näeme. Kui vaadata, mis maailmas täna tehtud on, kes võib-olla kõige kaugemal on, siis on siin üks California firma Nuro, kes on siis teinud sellise, juba testib tänavatel, kus viiaksegi toidukaubad koju. Nad testivad seda koos Krogeriga, see on üks suur supermarketite kett Ameerikas. Ja siin just paar kuud tagasi tehti sinna ettevõttesse investeering ja SoftBank pani sinna $900 miljonit. Et see näitab, et kui selline raha juba pannakse, siis see on see suund, mis tuleb. Et seda usutakse, investorid usuvad seda ja see on tulevikus võib-olla lähemal, kui me isegi oskame arvata. Isesõitvatest autodest räägitakse päris palju. Isesõitvad või juhtivad minu jaoks siin vahet ei ole, et ühed räägivad nii, teised naa. Aga ühe erinevuse tooks välja, et ühed autod on need, mis inimesi veavad ja teised on need, mis pakke veavad.
Ja seal on tegelikult päris palju erinevusi. Et meie plaanime tulla just pakke vedavate autodega enne turule ja näeme, et see on oluliselt lihtsam ja seda saabki teha nagu kiiremini. Võtame mõned näited, et ütleme, et kui on ohuolukord, sul on isesõitev auto, veab inimesi ja sul on tee peal ka 2 inimest ja tekib ohuolukord, siis auto peab otsustama, ta on dilemma ees. Keda siis eelistada, keda säästa? Kas inimesi, kes on autos või inimesed, kes on tee peal? Aga kui sul on autos ainult pakid, siis küsimust ei ole. Alati tuleb kaitsta inimesi, kes on tee peal ohus. Nende pakkidega võid sa kas või kuristikku keerata. Teine näide näiteks, et kui taksondused lähevad isesõitvaks, siis tõenäoliselt Järvevana teel ei ole nõus taksoga sõitma, kui takso sõidab 40 km tunnis. Et see ei ole väga konkurentsivõimeline, aga pakke vedada võib väga vabalt 40 km tunnis. Ja öösel, siis kui on liiklus vaikne, elektriauto on vaikne, sina oled oma pakid ära tellinud ja öösel elektriauto, isesõitev auto viib kõik, teeb oma ringid ära, viib pakid laiali ja hommikuks on sul kõik need kaubad kätte saadud. Ja seal ta võib sõita väga rahulikult, 40 km tunnis, algul võib olla 30 või 20 km tunnis. Päeval on ta kindlasti segaks, kui keegi seal ukerdab 20 km tunni kiirusega, aga öösel on see täiesti normaalne. Tulles nüüd selle tasakaalu liikuri juurde. Meie algne eesmärk oli see, et me ei hakka isesõitvat autot arendama. Me võtame ühe baasmudeli ja teeme sinna peale selle lahenduse, mis pakke paneb siis inimese kodupakeautomaati. Võrrelduna näiteks see, et Scania teeb siis auto põhja ja sinna peale pannakse, ma ei tea, kraana või segupütt või mis iganes. Et me mõtlesime, me oleme analoogne, kes teeb sinna segupüti peale. Et me teeme siis pakilahenduse. Ja hakkasime otsima kõige kergemat nagu autot või millise platvormi peale teha ja siis jõudsime sinna, et ei ole sellist platvormi. Kõik autod kaaluvad tonn, võtame kauvik 1,5 tonni. Tesla kaalub 2 tonni, kui ta mind veab, siis minu kaal, kasulik kaal, kui ma Teslaga sõidan, on 4%. Ja nüüd, kui me vaatasime siin seda tasakaalu liikurit, see, kui mina olen 90 kilo, see tasakaalu liikur kaalub 10 kilo ja mina saan väga vabalt sellega sõita, kas või 20 kilomeetrit saan sellega ära sõita. Ja 100 kilost on, tähendab 100% on kasulikku massi, on seal peal 90%. Ja kui ma sõidan Teslaga, on see 4%. Ja kui siin kaubikut vaadata, siis kaubikul on ka, et kaubik kaalub seal 1,5 tonni, ta võtab 500 kilo peale, et see kasulik osa on ikkagi väga vähe. Ja nii me jõudsime sinna, et selleks, et pakke viia, pakkide kaalud on seal 100-200 kilo raskuses, viimase miili pakid, siis see veduk, mis on, see peab kaaluma 100 kilo, maksimum, võib-olla 200, aga mitte mingil juhul tonni. Ja nii me jõudsimegi sinna, et me läksime ise ka selle autoplatvormi arendusse. Selline on see praegu meie esimene mudel, see ei ole tegelikult meie tehtud, see oli see, mida me võtsime kõige olemasoleva, kõige kergem auto, see on Renault 5, mis kaalus ka kusagil pool tonni, võtsime nii palju asju sealt ära kui võimalik, aga ikkagi ta jäi väga raskeks, sinna pakke peale ei mahu, see on praegu meil lihtsalt tema auto, kus me näitame kontseptsiooni, aga samas me ise töötame täiesti uut platvormi selle jaoks välja. Kui nüüd natukene rääkida ka teede koha pealt, mis on siin võib-olla põhiteema, et kuidas meie näeme. Üks siuke mõttekäik on see, et mis ma olen mõne korrat välja ka öelnud, et tõenäoliselt on järgneva 10 või 15 aasta jooksul mõni selline linnaosa või isegi linn, kus on keelatud inimjuhitavad autod. Sest isesõitvate autode puhul ja kui nad koos inimjuhitavate autodega on, siis kõige suurem probleem istub ikkagi seal istme ja rooli vahel on. Et inimene on kõige suurem riskikoht. Et me näeme sellised asju, et on sellised kohad, kus on eraldi, kus
kus sõidavadki isejuhtivad autod, kuhu ei lasta teisi. Või siis on mõned read, sõiduread, kuhu ei saa kõik autod tulla. Mida me veel teedega seoses ise katsetame, et kuidas sa ikkagi tead, et kas sa oled õige raja peal või et seal kindlasti nagu need täpis GPS-id ja kõik see raadio pool, mis tuleb 5G, et kasutada positsioneerimiseks, kus auto on, et nad üksteisega kokku ei sõida. Aga kindlasti me praegu testime, katsetame ka selliseid asju, et teede sisse panna tääge, sellised raadiotäägid, millest kui auto üle sõidab, ta saab teada absoluutse asukoha, kus koha peal ta asub. Ja siin ka me näeme, et see pikas perspektiivis ei tohiks see üldse nagu väga kallis asi olla, et kui see, mis seadmed need on, mis teed joonivad ja siis iga paari meetri peale lüüakse ka üks tääg nii-öelda tee sisse või siis pannakse juba sinna asfaldikihtide vahele kusagile, et kui auto üle sõidab, ta saab raadiosignaaliga teada oma täpse asukoha ja ta teab täpselt, kus ta on. Et see on ka üks suund, mida me testime ja katsetame. Milline see päris täpselt olema hakkab, mitte keegi ei tea. Et siin suured autofirmad võtavad niimoodi, et jah, kas BMW ütles, et me võtame 20 000 inimest tööle, nad hakkaksid need isesõitvad autosid välja arendama. Et võib ka niimoodi, et sa külvad hästi palju raha ja siis vaatad, midagi ikka välja tuleb. Aga me läheneme sellega, et me läheme ikkagi väga väikese fokusseeritud meeskonnaga ja katsetame üht, teist ja kolmandat ja mis töötab, siis seda hakkame katsetama ja lõpus nagu ellu viima. Nii. Ja Eesti on minu arust väga hea koht, ma olen seda päris palju rääkinud, et koht, kus just testida ja piloote teha ja Eestis on ka mõnes mõttes odav eksida ja et kui sa mõne võrgu pead üle Saksamaa või üle suure riigi, näiteks, ma ei tea, võtame näiteks raudtee tahad panna, testida, kas panna terve Saksamaa ära või terve Eesti, siis Eesti on oluliselt väiksem. Või võib-olla hea näide on see, et selleks, et testida, kas see töötab. Raudteed sa ei saa testida või maanteed, et teeme 2 kilomeetrit või teeme 2 kilomeetrit raudteed, testime, vaatame, kui see töötab, siis paneme üle riigi. Ei ole võimalik. Sa pead katma ikkagi terve riigi, et vaadata, kas see töötab. Meil oli Smartposti pakiautomaatidega täpselt sama seis, et sa võid ühte kohta panna, aga sa ei saa katta, see ei hakka tööle, me pidime katva terve riigi. Ja sellepärast on Eestit oluliselt odavam katta kui mõnda suurt riiki. Ja kui midagi läheb valesti, siis teed ümber, parandad ära, seda on palju lihtsam siin teha kui kusagil mõnes suures riigis. Ja seda Eesti võiks seda oma väiksust ära kasutada. Kindlasti siin on võimalik ka riigil olla paindlik. Praegu on küll öeldud, tulge Eestisse testige isesõitvad autosi, et praegu võiks sellest nagu praktikasse edasi minna. Et me oleme seda välja öelnud, et me oleme paindlikud, nüüd võiksimegi saada siis paindlikuks ja seda nagu rohkem tõsiselt võtta. Et siiani on tihti olnud mõned sellised loosungid, et meid teatakse hästi hea IT-riigina. Taavi Rõivas võib küll öelda, et terve Eesti on kaetud Wi-Figa. Kõik me teame, et see on natuke selline kuvand, tegelikult seda ei ole. Aga kui me räägime praegu, et me oleme nagu tahame olla innovatsioonile suunatud arenev riik, siis nii ettevõtted kui ka riik peaks selles suunas ka päris samme ja tõsisemalt hakkama tegema. Ja et kui siis tulevikus Läti poolt Eestisse sõita, siis Eesti sildi juures on ka juba selline silt. Aitäh!